täna on isadepäev ja nii nagu ütlesin sedasi, et kõik saab juba siin palves alguses, et kõik saab alguse isast. Vaata, Jumala koha pealt on niimoodi, et tema koha pealt sõna ütleb, et ta on justkui ilma alguseta. Meil on seda võib-olla isegi nagu raske mõista, aga Johannese esimesest kirjast ma võtan kõigepealt seal teisest peatükist need Johannese sõnad, kus ta just niimoodi ka kirjutab. Ja seal on juttu nendest staatustest, mida meie siin usuelus võime omada, aga ma loen siit teise peatüki siis 13. ja 14. salmi. Ma kirjutan teile, isad, sest te olete mõistnud teda, kes on olnud algusest. Ma kirjutan teile, noored, no see tähendab nagu teismelised, sest te olete ära võitnud kurja. Ma olen kirjutanud teile, lapsed, sest te olete ära tundnud isa. Ma olen kirjutanud teile, isad, sest te olete mõistnud teda, kes on olnud algusest. Aga kui seal nagu kreeka keeles täpsemini vaadata seda, kus on öeldud, et kes on alguseta, no meil lihtsalt ütleme, et algusest või alguseta, see on nii, mõiste võib-olla kuidagi nii lähedane, aga siiski sellel on vahe, sest et Jumala poeg, kellest on siin juttu Jeesusest, on isa ainusündinud poeg. Et ikkagi asi sai alguse, sai tegelikult isast ja siis on isal see ainusündinud poeg. Muidugi see ainusündinud poeg, millal see oli? See oli enne maailma loomist, sest koos nad juba seda maailma loovad, sellepärast et Hebra kirja algusest väga selgelt loeme sedasi, et Jeesus on loomise juures ja püha vaim on ju loomise juures, kui loeme seal piiblis alguses, nii et Jumala kogu olemus on tegelikult olnud algusest saadik. Aga et ütleme, et ikkagi seal üks selline järjekord ja mingis mõttes on niimoodi, et meie mõistusele jääbki see tühi koht, et kuidas siis on midagi sellist, mida me ei oska ära seletada. Aga kallid, väga palju on tegelikult seda, mida me ära ei oska seletada. Ja sellepärast, me olemegi inimesed. Aga kiitus Jumalale, et meil seisab terve igavik ees. Ja eks see ongi vast sellepärast, et me võiksime siis nendele küsimustele vastuseid saada, mis on meile keerulised. Aga vaata, selleks on vaja tervet igavikku. Tähendab, Jumal on nii suur, et teda nagu mõista, meil lihtsalt ei olegi võimalik. Eriti veel selle lühikese elu jooksul, mis meil siin selles maailmas on. Nüüd järgmine mõte, mis ma ütlen sedasi, et vaata, Jumalal on üks plaan. Ta tahab, et me lõpuks oleksime kõik ühte nägu. Vaata, see on nii ilus on lugeda, ma otsin selle koha ka üles. Vaata, kui Aadam ühel hetkel, see on esimese Moosese 4. peatükk, siis on seal niimoodi 26. salmis kirjutatud niimoodi, et Setile sündis poeg, 5. peatüki 3. salmi, lähen juba sinna, ikka see on liiga vara. 5. peatüki 3. salm. Kui Aadam oli elanud 130 aastat, siis sündis temale poeg. Alguses oli tal see Kain ja Aabel, eks Aabel tapeti, aga nüüd on niimoodi, kui ta oli 130 aastat elanud, siis sündis temale poeg, kes oli tema sarnane, tema nägu. Ja ta pani sellele nimeks Set. Adam oli tegelikult väga rõõmus, kui ta nägi, et poeg on tema nägu. Teate, mis on, vaata, Jumal oma sõnas, Johannes oma esimeses kirjas ütleb ka, et tema ilmudes me oleme tema sarnased. Teate, mis juhtub meiega? Ja see juhtub nähtavasti ikka meeste ja naistega, kõigiga meiega niimoodi, et kui me vananeme, me tegelikult läheme rohkem oma vanemate moodi, kas isa või ema moodi. Lapsena meil võib käia mitu nägu eest läbi, tead, et kord ühe moodi, kord teise moodi, aga lõpuks juhtub nagu selline moment, et me nagu märkame sedasi, et teatud kas isa sarnasus või ema sarnasus, et see hakkab väga tugevasti välja lööma. Ja sellepärast, kallid, see meie vaimulikus elus on ka niimoodi. Tema ilmudes oleme me oleme Jumala poja sarnased, poeg on isa sarnane ja sellepärast vaata see sarnasuse rida tegelikult on nii toredasti siin nagu kas või siin Aadama loos on välja toodud ja sellepärast lihtsalt me peame sellega arvestama. Ja nüüd on nii, et kõik mehed ja naised, kes te olete, Jumala sõna selles mõttes võtab meid kõiki kui poegasid. Ja sellepärast on see nõnda, et siin ei ole mitte mingisugust vahet, oled sa mees või naine, aga selles võrdluses me kõik liigume selles suunas, et saada selle Jumala poja sarnaseks ja siis tähendab ka isa sarnaseks. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et see võiks meie juures tegelikult kõigi juures sündida. Ja siis vaata, siis oleme lõpuks ju vaata ühe pere lapsed on sageli on ühte nägu. On ikka üks isa.
eks. no vahest on niimoodi, ühes peres on liiga mitu isa, tead, et noh, et siis on niimoodi, et võib üks olla ühte nägu, teine teist nägu, no midagi teha ei ole. isast sõltub vahest väga palju selles mõttes selline asi. aga kallid, me jumala lastena oleme ju tegelikult, oleme ühe isa lapsed. ja sellepärast vaata, me muutume selleks, noh, ütleme, isa sarnaseks, see toimub nagu selliselt. meil on see DNA, võiks ütelda, selles mõttes on nagu see üks, mida jumal meile nagu kingib ja annab. ja ega seal see teine võrdlus, et me kõik oleme pruudid, ega me ei saa seda ka ära unustada, et ka mehed ja naised, kes me oleme kõik Kristuse pruudid, nii et täna on meil niisugune isajutlus ja me pruutidest sellises mõttes ei räägi, räägime poegadest ja sellepärast on see nii, et ärgu noh, ütleme, keegi meist nagu sellest kõrvale jäägu, see jutlus on kõigile, meestele, naistele, sest et siin ei ole mitte mingisugust nagu vahet, jumal on sedasama tegemas meie kõikide juures. ja nii, et ja nüüd hakkan lahti oma selle kaustiku, kus ma selle sõnumi olen saanud ja hakkan seda lugu rääkima. juba seda lugesime, et meil on siis see moment, et kus me saame isa sarnaseks ja Johannese esimese kirja 2. peatüki 13-14 salm, ma viitasin, aga ma loen selle koha siiski ka. sest et vaata, Johannese mõtteid on täna üsna palju tegelikult. tema oli issandat näinud ja üldse on niimoodi, et ta näeb ilmutuse raamatus, näeb seda Patmose saarel, seda ilmutust ka, aga nüüd Johannese esimese kirja ja siis 2. peatüki 13-14 salm loen ka kohe veel. ei, seda ma juba lugesin, see oli see isade asi, aga 3. peatüki 2. salm, jah. armsad, et me nüüd oleme lapsed ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. me teame, et kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda nii, nagu ta on. ja igaüks, kellel on selline lootus tema peale, puhastab ennast just nagu temagi on puhas. ja sellepärast, kallid, me elame tegelikult selles usus ja lootuses, et see sarnasus tegelikult tuleb. ja noh, ütleme, et olen ise ikka niimoodi mõelnud, et noh, kas ma siis olen nii väga selle jumala poja sarnane või et nagu asi kaugel sellest, eks, et aga siis on niimoodi, et see salm nagu lohutab sedasi, aga tema ilmudes me oleme, et jumal nagu on seda tegemas. Korintuse kirjas, noh, Paulus väga selgesti räägib, et vaata, kui me vaatame seda jumala auhiilgust, siis on jumal, see on see vaim, kes tegelikult teeb seda tööd meie juures ja see on see 2. Korintuse 3:18. ja sest, et ma loen ka selle salmi nüüd, 2. Korintuse 3:18. see on tegelikult Andrei Šapovalovi koguduse nagu selline moto, aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse, seda teeb issand, kes on vaim. ja nüüd 5. peatüki 5. salm siinsamas ütleb veel, see, kes meid selleks valmistab, no taeva jaoks, siin on niimoodi, et alguses oled selles maises telgis ja siis me saame selle taevase eluasemega rõivastatud ja kes meid selleks valmistab, on Jumal, ja kes on andnud meile käsirahaks oma vaimu. nii et meil on nagu, no see pant on ka nagu käes ja see valmistamine käib taeva jaoks. ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal seda ise on tegelikult tegemas. ja sellepärast on nii ka, et meil on, noh, ütleme, et vahest õpetatakse nagu väga sedasi, et me ise peame kõike väga tegema. aga ei, see päris nii ei ole, sellepärast et no me ei oska ennast ju tegelikult taeva jaoks valmistada. ja sellepärast on niimoodi, et Jumal on saatnud oma poja meile eeskujuks, Jumal on saatnud oma vaimu, tema teeb tegelikult meie juures tööd. meie asi on tegelikult vaadata ja vaata, vaatamine on niivõrd niisugune oluline asi, et vaata see, mida sa vaatad, see jätab sinusse sellise jälje, et sa tegelikult hakkad jäljendama ja tahad või ei taha, me tegelikult jäljendame väga palju seda, mida me näeme. ja sellepärast Jumal tahab tegelikult oma au meile ilmutada. ja nii, et küll kiitus Jumalale, et meiega juhtub seesama. oleme täna ka siin selles paigas ja olgu nii, et olgu me silmad nagu avatud selle jaoks, et meie näeme tegelikult seda Jumala au, mida Jumal on tegemas. et me mõistaksime, et mida Jumal on tegemas. et me näeksime kogu selles loodus, et me näeksime nende sündmuste kaudu, mis siin selles maailmas toimuvad ja et me nagu taipaksime ära, kus koha peal on Jumal ja kuidas tema on tegutsemas. ja nii, et siis on niimoodi, et siis hakkavad kõik meie asjad muutuma, kõik meie välimused, meie näod, meie liigutused, meie soovid, meie harjumused, noh, ütleme, meie teod peavad saama tegelikult ka siis issanda sarnaseks. Hiljuti helistas mulle üks noormees ja ma häälest võtan ja tegelikult ma häälest võtsin, et tema venda,
sellepärast et noh, et ta lihtsalt nii sarnane tegelikult oma venna häälele. ja tegelikult oli hoopis noh, teine poiss, keda ma kunagi näinudki ei ole nähtavasti. aga nüüd on nii, et vaata, ja siis ma nägin sedasi, et kui sarnane on tegelikult nagu see hääl. ma tahtsin juba teda tervitada ta venna nimega, aga ta ise juba jõudis ennast tutvustada ja siis ma sain aru, et tegu ei ole ta vennaga, vaid hoopis teine mees on, kes on seal minuga nagu rääkimas. ja aga see räägib nagu sellest pereliikmete tegelikult sarnasusest, et isegi meie hääl on tegelikult, on ka ühes peres on sarnane. ja ega vaata see, noh, ütleme siin meil nagu see hundi ja kitsetalle lugu, et hunt lõpuks seal sööb kriiti, et nagu teha selle, noh, ütleme kitseema häält, et oleks hääl peenikene. ega see ei ole nii tühja koha pealt võetud. vaata see hääle tähtsus, hääle sarnasus, vaata võõraste häält me ei kuule, me lihtsalt ei kuule. kallid, ma usun sedasi, et meil on nii, et vaata, jumala sõna kuulutajaid on palju siin ilmas, ütleme, et ja väga palju on. ja vaata, mõne, kuidas ütlema, ma ei mõtle mitte ainult hääletooni, vaid ma mõtlen sedasi, et noh, sa mõistad nagu vaimus sedasi, et vaata, seal on see, kus jumal räägib. ja sealt teises kohas on niimoodi, et jutt on kõik õige, sõnad on kõik õiged, aga tegelikult on ikkagi see nagu kriiti söönud hunt, tead, eks, kes tegelikult, kes on rääkimas. sest et noh, et tal on ka tegelikult igatsus nagu saada seda positsiooni ja kurat tahaks väga tegelikult saada koguduses positsiooni. ja sellepärast, aga meie asi on ja ära tunda tegelikult, et me ust ei avaks valedele asjadele. ja sellepärast on nii tähtis on, et me tunneksime tegelikult Jumala häält. ja siis, kui me Jumala häält tunneme, siis meid mitte keegi tegelikult eksitada ei saa. sest see järeltegemine ei tule mitte kunagi noh, niimoodi välja, sest seda on võimatu tegelikult järgi teha. sest et Jumal on nii originaalne. Johannese evangeeliumi see 10. peatükk, kus on selle häälega juhtimisest on juttu, eks. ja Johannese 10 on sellest heakarjase lugu on siin, eks, ja 3. salm, temale avab uksehoidja, lambed kuulevad ta häält. ta hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. kui ta kõik omad on välja ajanud, käib ta nende ees ja lambad järgnevad, sest nad tunnevad tema häält, aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõrast häält, sest hääl on lihtsalt on võõras. ja sellepärast nii see on, et kallid, see, et Jumal ka on just oma häälega tegelikult siin selles maailmas nagu tuntav ja arusaadav. vaata, hääl on seotud üldse, vaata, hääl on võnkumine, õhk võngub siin, eks, kui me räägime, meil on ka endal on õhk sees, keelepaelad on, paneme need keelepaelad vankuma, teeme palvehäält või rääkimise häält või mis iganes, eks, hüüame appi või sosistame, see kõik on nagu noh, ütleme meil võimalik, aga see noh, sellises füüsikalises mõttes on niimoodi, et see on võnkumine. see on mingi teatud selline sagedus, mis siin praegusel hetkel häälena on siin selles maailmas. ja nüüd on nii, et vaata, aga Jumala hääl, võiks ütelda, on isegi vaata, osad lained on sellised, mida me ei näe. eks, ja ega noh, et ega me praegu siin seda õhuvõnkumist eriti ju ei näe, tead, et nüüd õhk nii väga võngub. aga su kõrvad saavad sellest aru, et siin mingi asi käib praegusel hetkel, eks. ja kõrvad võtavad selle vastu, kellel paremini, kellel halvemini ja nii ta on. nüüd aga võtame selle nagu selle taevase loo. vaata, me oleme praegu noh, sattunud nagu ühte uude aega, kus meil on, kuidas see asi on natukese läinud teistsuguseks, no näiteks, et raadiod isegi on väga paljud, on ütleme sellised, noh, kui telefonis on või autoski, sul on tavaliselt on niimoodi, et sa paned, et skänneerib. ja kõik lainepikkused skänneerib läbi, muudkui saab, ise sa ei pea midagi tegema. vanasti oli ka üks õige raadio oli selline, pidid seda nuppu keerama ja täpselt pidid keerama, panid omale lainepikkuseid, lühikesed või pikad, millised sa seal valisid välja, eks, ja siis sa keerasid ja siis sa olid hädas, et sa keerasid üle ja edasi-tagasi otsisid. osad raadiod juba tulid sellised, et millel oli 2 nuppu, nüüd üks oli see peenhäälestus ja teine oli selline, et kus said kiiresti teise nurka keerata selle lainepikkuse peal, aga siis, kui sa tahtsid täpseks saada, siis oli veel peenhäälestus see nupp oli. aga vaata, ja nüüd, kuna nüüd on selline, et väga paljud raadiod on ise sellised, võiks ütelda, mis ise skaneerivad ja otsivad, et noh, kus need on ja pakub siis neid kuulamise kohti, eks. aga põhimõtteliselt on nii, et kallid, selle Jumala häälega on see niimoodi, et me ise siiski peame nagu otsima seda taevast sagedust, seda lainepikkust, seda sama lainepikkust. ja teate, mis huvitav lugu on see? meie, kes me käime siin koos, vaata, me oleme mingis mõttes oleme ühel lainepikkusel. ja sellepärast on see nii, et ja need, kes ka isegi meid kuulavad, me oleme sellel ühel sagedusel, nad saavad nagu sellest lihtsalt saavad aru. ja me ei pea pahandama nende üle, kes nagu päris täpselt seda lainepikkust ei taipa.
sest et jumalal on neid kogudusi on palju, mis siin selles maailmas on ja me räägime, me rõhutame tegelikult erinevaid asju, meil on niimoodi, et kellel on päevad tähtsad, kellel on söögid tähtsad, kellel on isa tähtis ja kellel on poeg tähtis ja kellel on püha vaim tähtis ja no kõik nad on tähtsad, tead, eks. aga no ütleme, et vahest on see niimoodi, et me võtame nagu mingisugusest nurgast kinni ja me muudkui rõhutame seda ja sellepärast, kallid, nii see on, et see on väga, väga nagu erinev tegelikult, mis on ka siin jumala rahvana siin praegusel hetkel siin selles maailmas. Ja ärgu see absoluutselt meid häirigu. Olgu see nõnda, et meie nagu lepime sellega, kus meie kuuleme tegelikult jumala häält. Ja me ei pea olema üldse nagu mures, et kuidas teised natukese teistmoodi kuulevad. Teate, kunagi kuulsin, et vaata sääsed on sellised, et kes meist nendest sääsepeninatest aru saab. Aga nemad omavahel saavad kõik täpselt aru. Nad paarituvad ainult nendega, kes on nende laine pikkusel. Ja nende selline üksteise leidmine, katsu neid sääski, kui nad lendavad. Need on erinevad liigid, nad ei ole kõik ühtemoodi, kes sulle kallale tulevad. Aga omavahel nad lähevad pinina peale õige asja peale kokku. Sellepärast, et seal ei ole ja ainult see hääl on tähtis ja sellega nad leiavad tegelikult üksteist üles. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et meie ka. Jah, me koondume siin nendesse parvedesse, kui näed, nagu see toimub nagu teatud mõttes nagu mingisugune liikide järgi nagu koondumine ja ei ole sellest mitte midagi ei ole imelikku, et see just ka niimoodi on, et erinevad linnud, kes lendavad kõrgemal ja kes lendavad madalamal, eks, ja nagu ütleme vist nii Andrei kui ka Aleksei Ledev väga armastavad sedasi, et ikka seda kotka ja kana võrdlust rääkida. Kotkas istub alati kõrgel. Mine Tallinna loomaaeda vaata. Kotka puur on tehtud sedapidi pikk ja kõrge, ta ei ole isegi suureks ei ole tehtud, aga ta peab kõrge vähemalt olema. Ja siis ta istub sinna kuskil kõrgele ja vaatab sealt ülevalt. Nii et kui kotkast lähed vaatama, siis pead pea üles ajama. Ja sellepärast, aga kui lähed kanu vaatama, siis ei tasu kõrgele vaadata. Siis sa leiad nad maa pealt üles. Need siblivad ja ajavad usse seal taga kuskil, eks. Aga sellepärast, kallid, ja kõik on nagu õieti. Igal ühel on nagu see oma koht, milleks on ta loodud. Ja sellepärast on see nii, et ma vahest ikka vanasti mõtlesin niimoodi, et vaata, jumal on, osa on nagu jalavägi, tead, jumalal on mõni kogudus ja teised on nagu lennuvägi, alati on lennus kuskil kõrgelt, tead, muudku tead ja kõik käib kiiresti ja kõrgelt aga kõik väeliigid on vajalikud. Ja sellepärast on nii, et ärgu see ka praegusel hetkel häirigu. Ja teate, ja ühel päeval saab see nagu kõik korda, sest et jumal suudab nagu selle erinevuse tegelikult nagu korda saada. Üks hoiatus, tead, mida ütlen küll, et vaata, see on ohtlik, kõik teised variandid on okei, tead, aga vaata, mille eest issand hoiatab tegelikult, et me ei saaks selle maailma sarnaseks. Ja et vaata, me ei võtaks seda variseride ja seal saduseride ja nende seda, ütleme ka Pilatuse või mis iganes, ütleme seda, või Herodese see taputaiget just on öeldud selleks ja ütleme, et need variandid meid, vaata, kogudustel on tegelikult oht ja tahtmine vahest olla maailma sarnane. Aga milles on see küsimus? Meil on siis nagu kuidagi kergem, sest et vaata, siis maailm meid ju mõistab sedasi, kui me oleme maailma sarnased. Aga kallid, see maailm ei peagi meid mõistma. Jeesus ütleb sedasi, et see maailm vahest vihkab meid päris. Ja sellepärast, vahest on meil rõõm, kui me natuke saame aru, et kuule, et see maailm natuke mõistab ka. Ja meiega lepib või kuidagi on selline. Aga üldises mõttes on Jeesus hoiatanud selle koha pealt, et vihkasid mind, aga kas Jeesus oli paha? Ei olnud paha. Teda vihati. Ja sina ka paha ei ole. Aga mis siis, kui see maailm sinust aru ei saa ja sellepärast ka sind vahest vihkab. Et võta see ka rahuga vastu. Sest et vaata, lugu on selles, et meie oleme tegelikult liikumas nagu sellel suunal, kus me oleme saamas Jumala sarnaseks. Ja sellepärast see on väga suur tegelikult, ütleme selline erinevus üldse selle maailma jaoks. Ja nii ta on, et mõni kogudus õpetab väga tuleb iseendaga teha tööd, mõni õpetab seda, väga tuleb palvetada, mõni õpetab seda, et väga tuleb paastuda, mõni, erinevaid asju, kõik, kes midagi rõhutavad, evangeeliumi tuleb kuulutada, mis te teete, et evangeeliumi kuulutada, ükstapuha, kui satud, sa võid saada nagu sellise mingisuguse laksu kohe sedasi, et miks sa sedasi ei ole, kui me siin kõik siuksed oleme. Aga kallid, kõik asjad on vajalikud aga nii, et ärme üksteisele külge mine nagu nende asjade pärast, kuidas meie mõistame. Nii et kiitus Jumalale, et Jumal on meie juures tegemas tööd, ta on alustanud, ta viib selle lõpule, eesmärk on üldse, et isa juurde jõuda. Sest et vaata, see on selline, Jeesus ütleb, et ainult minu kaudu on tee isa juurde. Ja sellepärast see lõppeesmärk on tegelikult Jumala juures, isa juures. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see asi praegusel hetkel käib. Nüüd juhin tähelepanu, millele täna rohkem juhin tähelepanu, on üks asi, on Jumala au.
ja vaata, see on tõsilugu, et vaata, jumala au me peame tegelikult nagu märkama ja nägema siin selles maailmas. see on üks võimas meie elude tegelikult muutja. ja tulen korraks selle 2 Korintuse 3:18 juurde tagasi, sest meid muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse, aust ausse. Vaata, see küsimus on nagu selles, et vaata, jumal on tegelikult tegutsemas meiega selle kaudu, et ta näitab meile oma au. vaata, kui rahvas oli kõrberännakul, noh, ütleme, ja isegi juba Egiptusest tead väljatulekul ja mis seal oli, põhimõtteliselt oli niimoodi, et kõige tugevam asi, millega seda rahvast nagu korrale kutsuti ja uskuma pandi, see oli jumala au näitamine. Sellepärast, et kõik need nuhtlused, mis käisid Egiptusest üle, need olid tegelikult jumala au näitamised. No need olid pahad alguses, puudutasid nagu kõiki. Siis hakkas see au nagu rohkem välja paistma, et kuule, enam koosenes ei olnud, aga egiptlastel oli. No siis oli juba natukese toredam seda asja vaadata, et seal on kuskil nagu vahe vahele tõmmatud. Ja aga vaata, see kõik tegelikult oli jumala au. Jumal ilmutas oma au selle, noh, ütleme, egiptlaste sõjavankrite arvel. Ja sellepärast on see niimoodi, need õppusid kõik sinna merre ära. Jumal ilmutas oma au ja sellepärast tuli kiituslaul. Vaata, Jumal ilmutab oma au siin selles maailmas. Ja praegusel hetkel isegi nende viimaste aastatega on tohutu hulk sõjavankreid hävitatud. Jumal on ilmutanud oma au, väga palju on hävinenud sõjavankreid. No need on isegi 10 000, mida kokku loetakse, ega nad eriti rääkida ei taha keegi sellest oma aust, nii jutumärkides, millest nad on ilma jäänud ja seda püütakse nagu nii, et teisel oli seda au rohkem nagu, et nad kaotasid palju. Aga põhimõtteliselt on nii, et mõlemalt poolt see on üks suur jumala au tegelikult kõik, kui ka nende sõjavankrite arvel toimuvad nagu sellised asjad. Sest et vaata, kes loodavad hobuste ja vankrite peale, siis Jumal ütleb, et ma näitan oma au, et need hobused ja vankrid, need tühjagi tegelikult ei ole. Ja sellepärast on see nii, et jah, ja ma ei tea, praegu leinavad osad, et Eestis on kõik sõjavankrid väga ära antud, päris head, et Jumalal pole sinna oma au väga ilmutada, nende peal vähemalt. Las ta au tuleb hoopis Jumala rahva peale. Et las ta näeb siin tegelikult, et Jumala au. Meil ei ole vaja näha sedasi mingis sõjaväljal, et nagu seda tagurpidi au, et kus on nagu häving ja ütleme, purustused ja asjad, meil ei ole seda vaja. Me tahame, et hoopis Jumala au tuleks kogudust üle, et kogudused põleksid, säraksid siin selles maailmas ja inimesed hoopis seda tegelikult näeksid. Üks kogudushoone läks põlema. Ja siis külarahvas jooksis kõik kokku kustutama. Ja siis oli nagu küsimus, et külarahvas, et miks te enne ei tulnud? Aga ütles, et ega enne me ei ole kunagi näinud seda kogudust põlemas. Ja sellepärast, kallid, meil tuleb olla siin põleda tegelikult vaimus praegusel hetkel, et inimesed tulevad praegu. Et meil ütleme, et vaata, inimesed tegelikult tulevad tule peale. Ja sellepärast on see nii, et aidaku Jumal, et meie keskel oleks ka, issanda au oleks, meie kõikide elude kaudu täpselt nõnda. Ja vaata, Jumal igal pool armastas oma au ilmutada, kui telk sai valmis, Jumal au täitis selle paiga. Kui tempel sai valmis, Jumal au täitis selle paiga. Seal on, ütleme, kui ülemises toas ollakse koos, oodatakse püha vaimu tulekut, kui siis see tuleb, tulekeeled ja Jumal au täidab selle paiga sellel hetkel ja see oli Jeruusalemmas ka 4 pühapäeval, väga suurelt oli tegelikult nagu näha. See oli Korneliuse kojas, see oli, ütleme, see oli Stefanuse elus. Ja see oli niimoodi, et üks mees on nagu kohtu alla võetakse kinni ja sellepärast, et ta seal kuulutab ja teeb, häiris neid seal, eks. Aga kui ta selle kõne seal suurkohtu ees peab, siis nähakse tegelikult Jumala au. Ja see on täiesti selline nähtav asi, inimeste kaudu on seda näha. Ma ütlen, lahkuusulistel peavad silmad särama, sest et maailm näeb seda. See ei ole mitte mingisugune, teate, osadel kilavad silmad, et abielu rikkumisest piibel räägib, et nende silmad kilavad nagu selle pärast. Aga meie silmad peavad tegelikult Jumalast särama. Ja sellepärast on see nii, et see on, mina ütlen, et see on maailma tabav ütlus, kui nad näevad neid lahkusulisi nagu sellises mõttes. Ja vaata, kellele see kuulub? Lahkusulistele see sära, mitte kõikidele. Et tähendab, et kuskil on see sära ära kustunud, see oli iga kiriku alguses sünnis oli tegelikult oli see sära. Aga see tahab ära kustuda, sellepärast, et vaata, lihtsalt elu on selline, et me kuidagi kaugeneme natukene Jumalast. Ja eks Jumala au oli siis ka, Jumal ilmutab tegelikult oma au isegi koguduses ka vahest, kui ta karistab surmaga. Ananias ja Safira surid äkitselt, valetasid pühale vaimule ja hoobilt surm. Ja see oli Jumala au.
kartus tuli koguduse peale, et ega siis ei olnud mitte mingisugust nalja inimestel, nad ei julgenud nagu eriti sinna tullagi. ja sellepärast nii see on, et Jumal on tegelikult ilmutamas oma au ja see on jätkuvalt, ma ütlen sedasi, et ja see on kuni lõpuni välja. Viimane, mis kodus nagu meelde veel tuli, kui tulin siiapoole, siis oli näiteks, et Luuka evangeelium 9:26, kus on öeldud selliselt, et Luuka 9:26, olen ikka õieti märkinud, jah. Ja kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu, seda häbeneb inimese poeg, kui ta tuleb oma kirkuses ja pühade inglite kirkuses. Ütleme see kirkus või au, eks, praeguses tõlkes on öeldud. Kui Jumal tuleb tegelikult, Jumala poeg tuleb suure auga ja pühade inglid tulevad suure auga ja see, see seisab veel ees ja sellepärast on nii. Ja teate, mis siis juhtub, kui see Jumala au tuleb, kui niimoodi on? Need, kes armastavad valgust, jooksevad valguse juurde. Need, kes kardavad valgust, kes on öölapsed, need põgenevad ära. See on täpselt on niimoodi, et ju öö ja päev vahetab tegelikult kogu aeg siin selles maailmas. Ma mõtlen metsas ka loomi. On ööloomad, kes on väljas, on päevalinnud, kes laulavad, eks. Ja sellepärast on see nii, et kogu aeg käib selle valguse pimedusega see eralduse mäng. Ja nii, et ütleme, et Mattiuse 24:30 on ka nähtavasti see salm veel, kus Jeesus oma tagasituleku koha pealt räägib ja ütleb nii, 24:30. Siis saab nähtavaks inimese poja tunnustused taevas ja halavad kõik maasuguosad, kes näevad inimese poega tulevad taevapilvede peal väe ja suure kirkusega. Nii et issand tuleb, ei ole võimalik, et kuningate kuningas tuleb ja siis ei oleks au. Et see kuidagi, see oli esimene kord, kui ta tuli. Siis ta tuli niimoodi, et tuli inimesena, et oli küsimus, et kes ta on. Aga nüüd, kui ta tuleb pilvedel juba, siis ei ole mitte mingisugust küsimust, et kes tuli. Kõikide silmad saavad näha, need ka, kes teda läbi torkasid, kõik näevad. Ja siis on nagu see reageering, et osad ütlevad, mäed ja me katke meid. Aga teised tõstavad oma pead ja lähevad issandale vastu. Ja 1. Johannese 3. peatüki salmidest 19. Ja vaata, tegelikult on see praegu ka. Sest et issand on tulnud valguseks sellele maailmale ja valgus on koguduse kaudu siin selles maailmas ja meie kaudu. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma. Aga inimesed armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ja paljastataks, kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. Ma mäletan kord üks minu töökaaslane, ja kellega olime suhteliselt siuksed sõbrad, kutsun Jumala juurde, ta ütleb ausalt, tead, ma ei taha tulla. Ma tahan abielu rikkuda, ma tahan varastada, see ei sobi seal ju. Ei sobi muidugi, saab sellest asjast õieti aru. Ma tahan seda, ja kui tahad, siis sa saadki aru, et ma ei saa tulla valguse juurde. Eks? Ja sellepärast on see nii, et kes tegelikult armastab hoopis seda kurja ja pimedust, sellepärast, et vaata, pimedas saab teha neid pimeduse tegusid. Ja inimesed on tõesti, nad on tegemas oma valikut selle tõttu. Vähe on nii ausaid, kes sulle niimoodi ütlevad, et ma varastada ja abielu rikkuda tahan. Ikka rohkem on see, ei, mul ei ole aega. Mul ei ole lihtsalt aega tulla. Aga tegelikkuses need põhjused on hoopis sellised asjad, ajas ei ole üldse mingisugust põhjust, see on niisugune vale jutt alati. Põhimõtteliselt siin on taha midagi peidetud ja sellepärast on see nii, et aga ausam mõni tunnistab välja, et praegusel hetkel on nii, et tahan niisugust elu elada. Ja sellepärast, kallid, aga valgus on siis selles maailmas eraldab. Ja näed, tänasel hommikul ka valgus on eraldanud meid ka sellesse paika. Valgus on eraldanud meid isegi võtta sellesse kuulajaskonda. Kui me käime valguses, siis on meil osadus üksteisega, eks. Ja Jeesuse veri puhastab meid kõigest patust, Johannes kirjutab seda. Ja sellepärast see käib tegelikult, ütleme, lihtsalt nagu nii lihtsal ja selgel moel, et issand on niimoodi selles tegutsemas. Ja nüüd au koha pealt natuke see siin juba rääkisin, aga võib-olla loeme mõned kohad, et me mõistaksime sellist Jumala au ilmutamist. Ma võtan Vanatestamendi kohtasid praegusel hetkel. Ja ütleme, et Jumal ilmutab oma au, näiteks ta ilmutab oma au 2. Moosese 16:10 ja ta ilmutab sedasi oma au selle läbi, kui rahvas hakkab mannat sööma. Ja vaata, see on selline hetk, rahvas on hädas, juba seal süüa ei ole ja nüüd on niimoodi, et ja see on siis 16:10 olen kirjutanud siia, jah. Ja sündis, kui Aaron oli rääkinud kogu Iisraeli laste kogudusega, et nad pöördusid kõrbe poole ja vaata, nähti pilves issanda auhiilgust. Ja siis, siin on ennem ka räägitud, et te saate näha seda au ja lõpuks oli see au, oli see, mida nad tegelikult näha said, oli, et see manna kattis tegelikult maad. Teate, kallid, see on Jumala au.
kui tegelikult on niimoodi, et kui me tuleme kogudusse ja kui Jumal meid toidab, see on Jumala au. sellepärast, et see on täiesti võimalik, on selline, et käime koos ja lett on tühi, no ei ole midagi, no lihtsalt ongi selline aeg, et lett on tühi, ei ole seda leiba, ei ole seda vett, mida me vajaksime. ja sellepärast on see nii, et Jumal ilmutab oma au, ta ilmutab ka sellise vaimuliku õnnistuse kaudu. nii et kiitus Jumalale, et Jumal on selline. ja noh, Vaaro sõjavankritest juba rääkisime. Jumala au oli väga suur, oli näiteks, oli sellel hetkel, kui näiteks Jumal andis oma käsud. see on 2 Moosese 19:9. võtan siit üksikuid selliseid salme, 19:9. ja issand ütles Moosesele, vaata, mina tulen su juurde paksus pilves, et rahvas kuuleks, et mina sinuga räägin ja et nad usuksid ka sind igavesti. ja noh, ütleme, Jumal valmistab nagu Moosese ja enda kohtumist seal ette ja räägib, et selles on üks väga suur aumoment, kui mina tulen ja 24:17, nüüd on juba see, noh, ütleme, kirjutatud ja issand auilgus ilmutus oli Iisraeli laste silmis otse kui hävitav tuli mäe tipus. Issanda auilguse ilmutus oli Iisraeli laste silmis otse kui hävitav tuli mäe tipus. ja Mooses läks pilve keskele, tõusis üles mäele ja Mooses oli seal 40 päeva ja ööd siis selle au sees. ja sellepärast, kallid, noh, võtta Jumala au ilmumised on väga tegelikult olulised. siis on selline, võtta, kohad saavad tegelikult pühaks, kus on Jumal oma au ilmutanud. see on 2 Moosese 29:43. noh, ohvriteenistusest on jutt ja siis on niimoodi, et 24 ja 43, eks. aga 42 loen ka. ja see olgu alaliseks põletusohvriks issanda teie ees, teie sugupõlvede koguduse telgi ukse ees, seal, kus ma ennast ilmutan, et sinuga rääkida. koguduse telgi ukse ees, niisugune koht, ohvrid, värgid, seal ma ilmutan ennast Iisraeli lastele ja see saab pühaks minu auhiilguse läbi. ja vaata, sellepärast on see niimoodi, et vaata, et tõsi ta on, ka see Jumala koda saab pühaks selle tõttu, see oli tavaline maja, tavaline elumaja Võrus, lihtsalt oli siin. aga kuna siin Jumala rahvas tuli kokku, Jumala rahvas hakkas siin issandat teenima, issand on ilmutanud oma au siin selles paigas, siis see lihtsalt on saanud pühaks selle tõttu. ja vaata, siis ongi niimoodi, et noh, et inimesed ehitavad, ütleme, kirikuid ja hooneid ja asju ja need saavad pühadeks. ja kui sa siis paned kätt selle asja külge, siis sa puudutad seda, mis on tegelikult pühaks saanud ja sellepärast see ei ole absoluutselt, ei ole nali. siis issand ütleb, et need asjad saavad tegelikult pühaks selle tõttu, et mina nendes paikades olen ja mina neid kohtasid olen puudutanud. ja sellepärast kiitus Jumalale, et need võime nagu mõista, et mida Jumala au on tegelikult tegemas. Jeesus on muutmise mäel, ta kohtub seal, eks, seal noh, ütleme, nende taevaste saadikutega, Eeliaga ja seal, ja siis on selline moment, et vaata, teda muudetakse. vaata, see taevane au, jüngrid magasid, ühel hetkel nagu ärkasid ja taipasid, et kuule, siin on midagi toimunud, et teda muudeti tegelikult seal. ja sellepärast, kallid, see au, taevane au, see on tegelikult muutmas. Jeesus elas siin selles maailmas nagu tavaline inimene, aga vaata, see muutmismäe hetk oli ta 3 jüngrile siis selline hetk, kus nad pisut said seda siis ka näha. No nii, kas meie soov on Jumala au näha? vaata, tegelikult peab olema see soov. ja see, ma ei ütle, et see ei ole, ma ütlen, et sedasi, et meil on vahest see selline janu imede järgi, et noh, et näeme, et keegi saab terveks. et noh, et see on nagu Jumala au. see, piibel ütleb sedasi, et see võib olla ka täiesti vale, sellepärast, et ka Egiptuse nõiakunstnikud teevad neid samu asju, nõiad ravivad ka inimesi, võtavad valuseid ära. see, noh, mis Jumala au see on? mitte mingisugune Jumala au ei ole. see on lihtsalt, see on, sest tehakse sedasama. ja me peame nagu selles mõttes väga nagu oskama nagu seda ka eristada, et me tahaksime Jumala au näha. vaata, Mooses on selline, kes noh, ütleme seal pärast seda koledat lugu, kui kuldvasikat vahepeal tehakse, varsti räägime sellest ka, pärast seda Mooses küsib sedasi, et 33:18 teisest Moosesest, issand, aga Mooses ütles, näita mulle siis oma auhiilgust, näita mulle oma auhiilgust. siis no Jumal ütleb talle, et no ma näitan sulle, et ma lähen sinust mööda, sa tagantjärgi saad siis tagantpoolt saad vaadata, kui ma olen möödunud ja sa näed mind selja tagant, sest mu põlet ei tohi keegi näha. ja noh, ütleme, et selliselt on see selline huvitav hetk on tegelikult siis ka Moosesel. ja sellepärast, kallid, nii see on, et meie igatsus ja soov peab tegelikult olema, me tahame tegelikult näha Jumala au. me ei taha näha seda oma tehtud au.
sellepärast, et vaata, küsimus on selline, et vaata, vahest on kiusatus karjastel asjadel. No kogudus on, et no täna peab ju midagi vägevat sündima. aga mis me teeme, tead, eks? Et kas kõnnin siin käte peal ja teen midagi niimoodi, et teil oleks ikka hästi põnev. teate, ei, me tahame näha tegelikult issand au. Et ja lihtsalt, ja kui täna veel seda sellise suurel moel ei ole, siis lepime sellega, mida täna anti. Aga me ootame tegelikult, meid on pandud, põhimõtteliselt on pandud sellisesse olukorda, et me peame ootama. Kui Jeesus lahkub, ütleb, varsti saate selle pühavaimu väe. Ega ta ei ütelnud kuupäeva, millal tuleb. Et tulge sellel kuupäeval kokku, et siis Jumal au tuleb. Et 4 pühapäeva on siis, koos lõikus tänu pühaga ja selle varajasega ja et te siin ilmasete käima ei peaks. Ei, nad hakkasid kohe ootama. Lõpuks oli need see 120, kes olid seal ülemises toas. Osad ei viitsinud enam oodata. See on täitsa selge, et kui sa juba 10 päeva pead ootama, viitsid sa siin 10 päeva oodata, et Jumal au tuleks? Ei, me ei viitsi. Ma usun sedasi, et koosolek hakkab 12 peale saama, vaikselt hakkame siit ära vajuma kõik, tead, eks tekib selline hetk, hakkame laulma. Kui juba püsti tõusime, siis osad lähevad ära, tead, siis on hea minna. Sest et kui juba tõusti, siis juba läheme. Aga kallid, ma ei ütle sellest midagi paha, minge koju ja tead, võite praegu poole jutuse pealt ka minna kui vaja. Aga küsimus ei ole nagu selles, aga kas sa ootad tegelikult Jumala au? Kas sa ootad Jumala au, mida sa nagu ootad? Kui sa tuled siia ja vaata, issand tahab ilmutada, ta ilmutas Moosesele. Sellepärast, et ta tahtis. Ja siis, kui me tahame Jumala au näha, siis see tellimus on sees, eks? Kui me tahame teatud selliseid asju, ütleme, et mingeid väiksemaid asju, aga siin on niimoodi, et me näeme sedasi, et Mooses ei ütle nagu sedasi, et mis moel sa pead mul seda Jumala au ilmutama, et tee seda, tead, nagu seal Gideon ütleb, kas küll märg või kuiv või teate, niisugused asju, ja siis lähed katsud, on kuiv, on märg, ja kõik on hästi, eks. Aga Mooses ütles, et ilmuta mulle oma au. Ja täiesti vabadus. Ja teate, mis mina usun, mis juhtus sellel hetkel? Ta nägi, vaata, ma olen kunagi seda rääkinud, osad teate ju seda, eks. Siis, kui ma oma käe ära võtan, ta läheb mööda, paneb Moosesele nagu käe peale, kaljulõhesse lähed, katan sind oma käega, kuni ma olen möödunud. Ja siis sa näed mind selja tagant. Ja teate, mis see selja tagant nägemine oli? See oli see nägemine, et ta nägi maailma loomise alguslugusid. Kus koha Mooses võtab maailma loomise? Hakkab rääkima esimene päev ja teine päev ja siis see ja siis Aadam ja siis küllelood ja need operatsioonid ja kus sa neid võtad? Jumal näitas talle neid. Jumal näitas oma au, ta näitas, ma näitan praegusel hetkel, kuidas alguses oli. Et sina kirjutad selle raamatu niimoodi, et inimesed saavad seda lugeda, sest see Moosese kirjutatud raamat, kuskil ta pidi selle informatsiooni saama ja sellest, et tal oli niisugune igatsus. Ütleme, ilmutuse raamatus Johannes on Patmose saarel, Jumal ilmutab oma au, näidatakse taevas, ta on meile kirja pannud selle asja. Mis siin maa peal sünnib ja mida ta taevas näeb, see on nii oluline. Ja sellepärast kallid ja väga tähtis on see ka, et tõesti me võime paluda, et Jumal ilmuta meile oma au. Kui me vaatame siin ringi, vaatame seda loodut, mis on ümberringi, meil on selline asi, et elame tegelikult ilusal maal, ütleme, et eriti Lõuna-Eesti, väga ilus on Lõuna-Eesti loodus, ütleme, kõik need künkad ja mäed ja metsad ja orud ja see on nii ilus tegelikult ja need järved ja kõik on väga ilus on siin. Meie, kes me siin võib-olla nagu elame, me harjume sellega. Me oleme ka väga ilusas paigas, meil on park on, mine välja, vaata, väga ilus on. Näed järve ja kõik on väga ilus ja sealt tagant paistab järve äärde, näed Haanjat ja väga ilus on, kõik on, kui tõstame oma silmad, kui me seda vaatame. Aga kui me seda ei vaata, me ei näe. Ja sellepärast on nii tähtis, et me nagu tahaksime näha seda. Seda peab nägema, ütleme, sellise makro või mikro kaudu võiks ütelda sellised, et vaata, kes vaatavad taevatähti, peavad nägema Jumala au seal. Aga kes uurivad mingisugust raku või aatomi, ütleme, koostist või seda, kuidas see loodud on või kuidas see toimib, seal pead nägema tegelikult Jumala au. Just ta puhab, kuhu poole sa tegelikult vaatama hakkad. Ja see on nagu selline, et kui sa kuskile nagu süvened, siis tegelikult selles on Jumala au. Sa pead, Jumala au pead nägema oma kaasvennas ões. Tegelikult see on. Kui sa natukese aega vaatad, siis sa näed seda Jumala au. See on selline lugu, et see võib lihtne vend ja tule, teinekord on vähe imelik ka, aga kui sa natuke rohkem vaatad, sa võid näha Jumala au. Ja täpselt on see nii iga õega. Ja vennaga, kes me oleme, iga lapsega, kes on, sa saad tegelikult nagu näha Jumala au, kui sa hakkad tegelikult vaatama. See on selline lugu, et ütleme, et me inimestena vahest võtame nagu kuidagi kergekäeselt. Abikaasa mul hiljuti, vaatas ühte lugu, nagu internetis neid tuleb, et üks õiguslik ema, kui talle öeldi sedasi, et sa kannad siiamaani kaksikuid,
noh, et kes on kõhtupidi kokku kasvanud, noh, väga raske variant, eks, et osad on vähemalt õlgapidi või küljega või noh, et käid siis paaris käid, aga kui kõhtupidi koos oled, no kuule, ikka päris jama elu tead, kui sünnid. no arstid ütlesid, no tee aborti, et hävita need lapsed ära, et ühe sul neid vaja on, tead, selliseid ja ei, aga ta ütles, et ei, et kui jumal mulle niisugused kingib, siis ma võtan sedasi. Hiljem opereeriti need tüdrukud lahti üksteisest ja väga ilusad tüdrukud ja noh, terve saade seal Venemaal, kus see oli ja kõik, isa jättis kohe maha, tead, isadepäev. ärge jätke maha, tead, lapsi sellepärast, et kõhtupidi kokku on kasvanud. tead, sest et praegusel hetkel on noh niimoodi, et sa ei tea tegelikult, jumal ilmutab tegelikult oma au. ja see no ütleme, milline noh, niisugune õnnistuse lugu, võiks ütelda niimoodi tagantjärgi kõikidele, kes nagu seda katsumust nagu sellisel hetkel vaatavad ja seal oli üks vanem vend, kes seal peres võttis hoopis väga suure positsiooni, et aitas sellel hetkel ema ja noh, et ja sellepärast kallid nii see on, et jumal ilmutab oma au. ja teate, kus me seda au näeme? no eriti näemegi ju rasketes olukordades. sest et vaata, siis on nagu seda jumala abi vaja, siis on jumala lahendusi vaja. ja sellepärast on see nii, et aidaku meid jumal, et me lihtsalt näeksime, et jumal on tõesti siin oma au ilmutamas. Jumala au me endale kiskuda ei tohi. noh, oli see hetk, et kus seal Paulus ja Barnabas on, kus nad seal on, apostlite teod 14, ja siis on niimoodi, et noh, seal jalutu või kes seal kõndima hakkab, eks, mingi vägev värk seal sünnib, eks, ja nüüd on nii, et ja siis on nii, et nad on jah, see sa kõnni oma jalgadel 14:10 ja siis Paulus nägi, et sellel mehel on usku saada päästetud. ja tõuse püsti ja seisa oma jalgadel ja ta hüppas püsti ja kõndis. ja rahvahulgad olid nii vaimustuses, et vaata, mis sündis, nad hüüdsid siis Barnabast Zeusiks ja Paulust Hermeseks, sest tema pidas kõnet ja noh, ütleme, et võtsid oma need pagana jumalad sellel hetkel ja andsid. Paulus ütleb, et kuule, et mis te teete, käristavad seal oma riideid lõhki, need katki kohe 14 salm ja tormavad rahvahulga sekka, et mehed, miks te seda teete, me oleme teiesugused nõdrad inimesed ja meie kuulutame teile evangeeliumi, et te pöörduks tühjadest asjadest elava Jumala poole. aga vaata, seal ongi see selline oht, et kui midagi sünnib, siis me paneme nagu oma patendi peale. Et kui te ikka siin koguduses käite, siis te neid asju saate ja kuskil maalt ei saa, eks. Et Paulus ütles, ei, meiega ei ole mitte midagi tegemist. Kallid, meiega ei ole mitte midagi tegemist, kui keegi siin terveks saab. Seda teeb issand, kui ta teeb. Ja kui on usku terveks saada, siis saad. Ja sellepärast mitte see ei ole, et meie oleksime tegijad. See on nii õnnetu värk, kui inimesed tulevad inimeste juurde. Ja noh, niikuinii näed, ega Paulus oli nii, et ütles, et meie pole tähtsad, taheti seal neid tõsta kõrgesse positsiooni, jumala positsiooni. Natuke aega läks mööda ja siis ongi, kus Paulust visatakse juba kividest, aga Antiochiast 19 salm ja Ikonionist tuli sinna juute ja need said rahvahulga oma nõusse ja nad viskasid Paulust kividega ning lohistasid ta linnast välja, pidades teda surnuks. Nii et nii lõppes see selline ilus päev, kus vahepeal oled juba tead, nagu suur jumal, aga õhtuks saad kividega tead. Ja sellepärast kallid, aga Paulus ei võtnud seda au endale, kõik au kuulub tegelikult issandale. Ja kiitus Jumalale, nii et nii ta on. Ja nüüd on nii, et iga põlvkonna ajal on vaja näha Jumala au. Iga põlvkonna ajal on näha Jumala au. Ja sellepärast on, ja me ei saa nõuda sedasi, et see peaks olema meil korduvalt ja igal päeval. Vaata need ärkamised ja asjad. Me oleme üks põlvkond, kes me oleme näinud seda, ütleme seda 90. aastate ärkamist, kogudustes sünde, neid asju me oleme näinud sedasi. Ja Jumal ütleb, et see peab sulle juba piisama, et sa oled näinud au. Mina olen näinud seda silmades ära, ma olen näinud seda Jumala au, kuidas Jumal tegelikult tegutseb, kuidas inimesed tulevad, kuidas tulevad saalikaupa, teete kaupa, kus tulevad issanda juurde. Me oleme näinud seda Jumala au siin oma koguduses, kui oli meie 100 aastapäev pärast seda inimesed oli, ma ei tea, mitte midagi selleks, eks. Lihtsalt oli, me püüdsime mingisuguse teha, et kutsume Alberti külla ja mõne veel külla ja teeme sedasi, et noh, kuidagi tähistame seda värki. Aga Jumal hakkas oma au ilmutama, kiitus Jumalale. Ja sellepärast on nii, et Jumal ilmutab oma au põlvkondade keskel. Ja meie peame nagu seda aega nagu ootama. Vaata, see on selline, et Iisrael tuleb, noh, saad mingisuguse manna ilmutuse, et mannat saad korjataks. Aga varsti tuleb nagu see aeg kätte, kus Jumal ütleb, et ma tahan ilmutada oma sõna kaudu, annan need käsud, et hakata neid mõistma. Ja siis ma tahan teha tegelikult oma elamude keskele. Ma teen telgi, sinna tuleb seaduse laegas, kõik need teenistuse ristad ja asjad. No ütleme, et ja see tuleb nagu omal ajal. Mooses peab seal 40 päeva seal mäe otsas võtma seal kõik need, ühesõnaga need juhised vastu, kuidas kõike seda teha. Aga teate, mis juhtub selle jumala rahvaga, kes on rahutu ja kes ei viitsi oodata? Hakkavad vassikat tegema.
ja see ongi niimoodi ja vaata ja teeme vasika, no me ei tea, kus see Mooses on, miks see jumala au kuskil ei ilmu, üldse Mooses kadus ära, suitses küll see mägi, aga no kuule, midagi on nagu viltu ja valesti. ja et teda ei ole, et teeme no ise, teeme jumalat, no Aaron teebki, sellepärast, et rahvas tuleb ta juurde, nad teevad seda ja sellepärast, kallid, see juhtub selline asi, et iga põlvkonna ajal, ma ütlen ühte asja ka, tehakse vasikaid ka. Iga põlvkonna ajal tehakse vasikaid ka. ja sellepärast ju mitte midagi ei ole seda. Iga põlvkonna ajal on need Aaroni poegasid, kes tulevad võõra tulega, kes vaatavad, et aga jumala tuli oli, aga nüüd teeme ise, eks. Kui Aaron toob oma esimese ohvri, pärast seda tead, tuli langeb, no 2 poegadest vaatavad, oi kui vägev, tead, eks, et praegusel hetkel vaata, kuidas nüüd on, et teeme seda ise ka. Ja sellepärast, kallid, ma täna ütlen sedasi, et ole hoitud vasikatest, ole hoitud tegelikult võõrast tulest. Ja nüüd on, aga kuidas seda ära tunda, et on võõrast tuli? Sest et vaata ju, noh, ütleme, et on altar, on tuli, no see on selline, noh, ütleme, et vaata, see on ju, kui tuli on ju tuli, eks. No kuidas sa seda eristad? Et kas ta on oma või on ta võõras, kui ta põleb, eks. No selline. No jumal sekkus, ütles, et vale tuli, karistab neid 2 poega Aaronile surmaga, oli väga asi oli selge. Ma mäletan Võru tehnikumiseks, kui õppisin siin. Seda majagi seal kiriku taga enam ei ole, no see oli see raamatukogu maja ja noh, ütleme, spordisaal ja kõik, mis seal olid, kes vana seda tehnikuma ühte hoonet teavad, siis oli seal teisel korrusel oli saal. Ja ükskord me käime, õpetaja otsustas sedasi, et ta hakkab jumala imesid tegema, noh, ja ma ei mäleta, mitmes kursus mul oli, kus ma olin, aga igatahes oli selline, et kutsus meid tehnikumisaali kokku, et tema hakkab jumala imesid tegema, et näitab, kuidas papid petavad rahvast. Ja no ja siis oli, tal oli laua peale pandud sinna üks küünal, mis pidi varsti ise süttima, ta rääkis, et mis siin kõik sündima hakkab, et nüüd varsti jumala ime sünnib, et see küünal läheb ise põlema natukese aja pärast ja siis, et nüüd tuleb lihtsalt oodata seda imet. Ja siis teine ime oli see, et võttis ühe paberitükid, et pani selle põlema ja siis, kui ära põles, jäi rist järgi. No oli kokku määrinud mingisuguse asjaga, mis ei põle hästi ja siis ümberringi, et põles ära ja risti järgi, no näed jälle jumala imet, rist tuli välja. No pilkas jumalat tegelikult, noh, sellel hetkel, eks. Aga vaata, küünal ei läinud põlema. Mina muidugi, kui jumala imesid hakati tegema, ma läksin ette ritta istuma. Kohe ma ütlesin, kui ikkagi jumala imed, siis lähen ikka lähedalt vaatama neid, et kui seal selline asi. No ei lähe see küünal tal põlema. Poisid olid kõik suitsumehed, kõigil tikud taskus, minul ei olnud. Ma ütlesin, kellel on tikku, andke mulle tikku, ma lähen pistan selle küünla põlema, tead, et ma ei salli seda, et siin jumalat pilkas. Ma hüppasin ülesse, tõmbasin tikku, Viljandi tikud nähtavasti olid, panin selle küünla põlema ja no muidugi õpetajal oli ime ära rikutud. Enam ta uut küünalt teha ei saanud. Ja noh, selline, aga mina leidsin sedasi, et ma ei taha näha seda jumala pilkamist, seda võõrast tuld, no mida sina praegusel hetkel siin lihtsalt teed ja kus sa naeruvääristad tegelikult seda, et jumala tuli saab langeda. Saab jumala tuli langeda, langes 4 pühapäeval, langes Karmelil, kui Eeli oli seal, tuleb see jumala tuli. Ja sellepärast on see nii, et tuli Soodomasse ja Gomorrasse ka. See ei ole naligu tegelikult, kui see jumala tuli tuleb vahest. Ja vahest on see täitsa suureks hävituseks, vahest on see õnnistuseks. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et jumal ilmutab oma au. Aga vaata, see on nii, et meie peame nagu seda nagu mõistma. Ja ma saan aru, et vaata see selline tegu, et niimoodi teed. Aga ma ei tea, mul ei olnud see nagu raske nagu sellisel hetkel nagu käituda niimoodi. No riskid ju tegelikult oma kooli lõpetamisega, oma hinnetega, oma noh, ütleme kõige tulemusega, kui sa õpetajad ära vihastad. No mis sa sealt koolist saada tahad, eks. Tead, eks, et no see on täitsa selline lugu. No direktor Saliste pärast ütles mulle, et tegele. Ma ikka sind aitasin ja hoidsin, tead. Ja ma sain kiitusega lõpetada isegi selle tehnikumi veel, nii et ei rikkunud see jumalade imede segamine ka mitte jutumärkides ära seal midagi. Aga no nii, et olgu meil julgus siin selle maailma keskel käituda nii, kuidas on tegelikult. Ja teate, mis oli tulemus, kui täna ütlen sedasi? 2 mu õpetajatest, mu kursusjuhataja ja üks teine õpetaja, üks noor õpetaja, kes olid, noh, kes mõlemad, noh, juba igavikus aga enne nende igaviku minekut ma sain nende juures käia palvetamas. Aga selle tõttu, et ma vaata seal koolis niimoodi elasin, ju see jutt seal ikkagi levis, et vaat kust teekeldad. Tead, et tuleb, rikub meilt siukesed ettevõtmisi ka ja julgeb siuksed jamasid teha, tead, eks. Aga kallid, aga see tegelikult, ma näen sedasi, et tagantjärgi oli mulle nagu uksed lahti, et minuga oldi valmis ka hoopis palvetama. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on selline issand, kes tahab oma au ilmutada ja meie ei pea võõratulega kaasa minema. Teate, seal oli, iga põlvkonna ajal on need ka, kes ei lähe võõratulega kaasa. Seal olid need Leevi-pojad, kui seal algis pidu. Ja teised tantsisid, et vaata, nüüd on meil jumalad olemas ja pidu käib ja oli selline asi, nemad ei läinud, sest oli võõras. Teate, see on väga ebamugav on minna, kui üldine pidu käib
ja sina pittu ei lähe. see on nüüd päris raske. no mis sa oled teistest püham või mis sa siis endast mõtled või praegusel hetkel, et kõik ju tegelikult on praegusel hetkel seal. aga kallid, tegelikkuses on nii, et kõik ei pea igal pool olema ja sealt ma täiesti julgustan sind selle koha pealt, et mis iganes, kui püha asi toimub. sest et vaata, Paulus ütleb ka alati kirjas, et kui mina ise või ingel taevast, kui ta kuulutab mingisugust teistsugust evangeeliumit, olgu ta neetud. Sellepärast, et vaata, siin on niimoodi, et kõik asjad tegelikult tuleb läbi katsuda, katsuge läbi need asjad ja sellepärast on see nii, et see võib olla tegelikult, vaata, vale lainepikkus, sa tunned tegelikult, ma ütlen, et esimene asi, mida meie nagu ära tunneme, kui on vale asi, me tunneme kohe nagu selle vaimushoiatuse ära. Andrei Zapovalov räägib ühest naisest näite, ütleb, et üks naine sattus ühte valesse õpetusse. Ja ta pärast teda hiljem aitab ja konsulteerib, et teda sealt kuidagi välja aidata, ta küsib, et no kuidas oli alguses? Ei no, kui ma esimest korda kuulsin, ma ei tahtnud seda jutlust kuulatagi, tead, ma tundsin nagu tõrget vaimus. Aga no ma jäin kuulama. Ja siis neelati alla. Ja sellepärast on niimoodi, see esimene tegelikult hoiatus, mis tuleb. Seal tuleb tegelikult, on see selline, kus on vaja juba kohe vastu panna ja otsus ära teha. Ja tead, meie, ütleme, meil on niisugune lugu, et kui jutlustaja räägib, et siis on niisugune tunne, et ma ei tohi ju kuidagi vastu hakata, tead. Tohid küll, kui on tõrge, kui on vale tuli, kui on mingisugune selline, kuidas ütelda, et inimesed tegelikult ise korraldavad ja pole üldse seda issanda läkitustega asja. Sellepärast, me ei pea need asjad järgi jooksma. Kallid, nii ta on. Ma ütlen, et valus on ütelda, kõik kogudused ei ole issanda kogudused siin maa peal. Sest osad on lihtsalt inimeste tahtmisest tehtud ja me tahame ka midagi ise teha. Aga tead, issand on see, kes kogudust ehitab. Issand on see, kes inimesi päästab, kes neid kokku liidab. Aga ütleme, et vahest on see niisugune tahtmine, et me peame kangesti ise tegema. No ei ole kõik issanda kogudused. See võib näida, et see on issanda kogudus. Aga nii nagu, ütleme, piiblist näeme, et kui see püsib, siis ta on. Kui ta ei püsi, siis on tegelikult väga suur küsimärk selle koha pealt, et mis on juhtunud, et miks ta ei püsi. Ja sellest me oleme näinud ka siin selle 30 aasta jooksul paljude koguduste sündi ja paljude koguduste kadumist. Loogiline. Mis inimesed tegid niimoodi, et lähme muusikakooli saali, 12 töötegijat, nii kui jüngrid, paneme paika. Kõik ametid, igasugused lastetööd ja igasugused valdkonnad, kõik ära jagatud. Ma olin seal koosolekul ise. Siis järgmine küsimus ise, aga mis kell me koosoleku teeme? Siis üks meie koguduse väike armasõde Riina tõuseb püsti, ütleb, teeme õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 5. Mina kuulen, vaatan seda janti kõike pealt, mõtlen, mis asja siin toimub. Te teete kogudust, meie koguduse õde ütleb teile kellaaja, millal kokku tulla, häid tervist, tulge kell 5 kokku. Tulidki kell 5 kokku, hiljem muutsid selle kellaaja ära. Aga mille pärast Riina ütles selle kella 5? Ta tahtis hommiku siin käia, õhtu kell 5 seal käia. Ja ta lihtsalt sisustas oma päeva. Aga ma mõtlesin, jumal, kas teid juhitakse niimoodi ja praegusel hetkel, et mingi meie koguduse õde oma tahtmise järgi, et tal õhtul midagi teha oleks, määrab teie koguduse kellaajad. Ja tead, ammu, nagu sellisel moel see lugu läks laiali ja kõik need asjad ütleme, ei toiminud nagu selliselt. Sest et oligi niimoodi, oli ise tehtud asi. Ja sellepärast on see niimoodi, et midagi teha ei ole, et on ise tehtud asju, on lihtsalt, et inimesed teevad, sest et evangeelium tuleb kuulutada, meid õpetatakse, kogudused muudkui rajame, kõike muudkui teeme. Tead, ei tasu sellega vaeva näha, aga tavaliselt on need issanda tööd, kus tegelikult see tegija väga ei taha. Ta väga ei taha, aga peab, jumal järgi, et ta lähed teed. Ja sellepärast on niimoodi, et jumal läkitab välja. Ma mäletan, et ma lugesin tegelikult eile, vaata isade päev ja mul juhtus kätte oma isa ja selline elulugu, mida ma lugesin, ta on eluloo kirjelduse. Ükskord, kui ta läks vaimuliku seminari õppima, kirjutas eluloo kirjelduse endale, et seal nõuti, nii et räägi, poiss, mis sa teinud oled elus ja kuidas sa kujunesid. Ja teine asi oli lihtsalt, paistab, et mu ema poolt kirja pandud tema selline, ka elulugu lugesin seda ja siis oligi nii, et kui ta oli 25 ja Muste koguduses, Karjane suri, seal oli vend Traks oli, kes selle enne seda, ja siis oli nii, et Muste kogudus hakkas teda plaanima ja kutsuma, aga siis Olevistes, kus ta seal oli, öeldi, et käi vend ennem koha peal ära, käi seal Mustes ja Jaanimõisa külas, käi ennem seal ära. Ta käis ära, tuli tagasi, sinna ma küll ei lähe, tead. Need kindla otsusega, et sinna ma küll ei lähe, ma seda lauset ei teadnudki, et tal kord see selline mõte, sinna küll ei lähe, tead, eks. Küla siukene, elektrit ei ole, tead, ja kõik siukene, mine sinna oma petroloolambi juurde, tead, ja
aga ei noh, tead, kui seal ikkagi olevestes seal palvetati ja asjad jumala ees läbi võeti, siis ta läks, sest et vendadel oli selgus ja ta alistus ka sellele ja oli täiesti õige, et ta sinna läks, sest selles ei olnud midagi nagu valesti. aga vaata, see on nagu üks selle märk selle koha pealt, et väga ei taha. ja sellepärast on see nii, et need, ma olen ikka, tead, mis ma olen siin kogudus, neid väga ise tahtjaid, ma ajan neid minema kõik, kes väga ise tahab, kes tahab just siin teenida midagi, kes tahab laulma tulla, tead, sa ei saa siia laulma. Sest ma ei võta sind, kui sa seda tahad, ma ei saa sellest aru, no miks sa tahad laulda, no laula siin. Kui sa tahad laulda väga, miks sa siin tahad laulda, ma ei saa aru, mis siin vahet on, mõni meeter, eks, et kui sa laulda, laula seal, tead, eks, aga kui sa tahad issandale laulda, siis sa laulad seal ka hea meelega. Aga kui sa tahad esineda, muidugi, et võtke mind. Aga miks te mu plaate ei jaga, miks te neid ei müü? Te kõik pidad ära kannatama siin nende, noh, ütleme, nende soovide all, mis inimestel vahest pähe tuleb, nagu et nad tahaksid väga olla. Ja teate, ei, praegu on vähem tahtmisi, praegu on meil elu rahulikum. Kui meil oli väikene nagu liikumine siin, siis kõik tahtsid oma asjad siia ritta panna meile. Et kutsuge ikka meid ka, sest et siin midagi liigub ja me tahaks nende ees olla. Ja sellepärast, et Karjana mõtles, ei, ma ei taha teed siia. Ja nii, et sellepärast, kallid, nii see on, et jumal tahab oma au ilmutada. Aga ma ütlen sedasi, et meil tulebki nagu ära tunda sedasi, et vaata see võõras ja selle võõraga me tegelikult tegelema ei pea. Häälestame oma need lainepikkused, et me kuuleksime tegelikult issandat. Ja vaata, kui me oleme sellel lainepikkusel, kui me näeme Jumala au, siis me muutume tegelikult Jumala sarnaseks, aga tema ilmudes me oleme ta sarnased. Aamen. Halleluuja, isa, ma tänan sind, et on täna selline päev, kus sa oled meelde tuletanud, et sa oled meie hea isa taevas ja kõik liigub sinu poole. Me täname sind, Jeesus, et sina tulid siia sellesse maailma oma isa esindama, kes mind on näinud, see on isa näinud ja me täname sind, issand, et sa oled meid tegemas oma näo sarnaseks ja me täname sind, et me võime olla see Jumala pere. isa, ma tänan sind iga sinu koguduse eest, mida sa oled siin selles maailmas teinud ja tänu sulle iga koguduse eest, mida sa oled Võrus teinud, ole sa kõiki neid õnnistamas, ole sa hoidmas. On kerged või rasked ajad, vahet sellel ei ole, kui ta on sinu, siis see püsib, siis see läheb edasi ja Jumal, me täname sind, et sa aitad. Aga isa, me palume samuti ka, et me ei jookseks mingisugustes vasikate järgi ja mingites inimeste tultes ja inimeste ettevõtmistes, vaid isa, me palume lihtsalt, et meil oleks kannatust oodata seda, millal sina valad oma vaimu välja, millal sina ehitad telki või millal sa annad mannat või millal sa, issand, oled midagi tegemas siin selles maailmas ja meie põlvkonna keskel ka. Ja issand, me täname sind, et see, mida sa oled meile nagu näidanud, sellest meile piisab, nii nagu Iisrael, kes oli näinud sinu au Egiptusest väljudes. Ja kui nad olid usu ära kaotanud, siis see põlvkond enam tõotatud maale ei saa. Sellepärast, et nad on näinud meie au, minu au ja Jumala au. Ja sellepärast, isa, ma praegusel hetkel, ma tänan sind, Jumal, et me tohime praegu ennast korrigeerida, et kõik, kes meie oleme näinud sinu au nende aastakümnete jooksul, mida sa oled Kestimaal teinud, et me ei ütleks sulle mitte ühtegi pretensiooni. Jumal, sina tead täpselt, millal need auajad seisavad ees. Jumal, me täname sind, et me võime lihtsalt usaldada sind, oodata sind ja isa, kiitus ja tänu sulle, et sina ei jää hiljaks ja sina teed kõike õigel ajal. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Amen.